Amen. Amen. Praise the Lord, brother. Kiitus Issandale. You know, today I want to share about walking in the Spirit in every season. Täna tahaks rääkida sellest, et me käime vaimus igal ajal või peaksime käima. It is very important for us See on meile väga oluline as believers walking in the Spirit usklikena käia vaimus because of the challenges we face. nende väljakutsete pärast, millega silmitsi seisame. How many of you here have challenges in your Kui life? paljudel teist on elus väljakutseid? Ja. Everyone has challenges. Kõigil on Amen. väljakutseid, amen. We have all kinds of challenges Meil on igasuguseid väljakutseid and we need the Holy Spirit. ja meil on vaja püha vaimu. Remember, when Jesus went to the Father, he said, I'm sending the Holy Spirit, the Comforter. Kui Jeesus läks üles taevas isa juurde, siis ta ütles, ma saadan teile püha vaimu, lohutaja. And I just want to, I was doing a study on Romans chapter 8. Ja ma siin uurisin roomlastele 8. peatükki. Romans chapter 8 is a very beautiful chapter. See on üks väga kaunis peatükk. It speaks a lot about the Holy Spirit. Ja see räägib väga palju pühast vaimust. And we see the main person God wants us to see, the main person who God wants us to see, the Holy Spirit. Ja, et In this Jumal chapter. tahab, et me näeksime selles peatükis peamiselt püha vaimu, see on peamine isik seal. How many have the Holy Spirit inside of Kui you? paljudel teist on püha vaim südames? Jaa. Some are still thinking, I don't know. Mõned veel mõtlevad, ma ei The tea, hand ma ei cannot go tea. up, just halfway. Et käed ei tõuse nagu poolikult tõusevad. Tell the person you have the Holy Spirit with Ütle ma you. naabrile, Tell the person beside. sinus on juba püha vaim olemas. No, Tell, don't be shy. ära nüüd Look at the häbene. eyes. Vaata silma inimesele. We all have the Holy Spirit. Meil kõigil on püha vaim. Let's look at Romans chapter 8 verse 1. Aga vaata, mis roomlastele 8 ja 1. salm. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, neile, kes ei käi mitte liha, vaid vaimu järgi. Here the scripture tells us that we are, those who are in Christ Jesus, we no longer be controlled by the flesh. Nüüd need, kes on Kristuses Jeesuses, ütleb pühakiri, neid ei kontrolli enam liha. This proves of our conversion, our transformation. Ja see on siis tõenduseks meie muutumisest, meie transformatsioonist. It is the evidence. See on see tõend. We don't need to strive with the flesh. Me ei pea lihaga võitlema kogu aeg, And if we are walking with Christ. kui me käime Kristuses. And we truly belong to Christ. How many belong to Christ? Ja kui me tõeliselt kuulume Kristusele, kui paljud meist kuuluvad Kristusele tõesti? Ja? Or how many of only follow Christ on Saturdays and Tuesdays? Või kui paljud meist järgivad Kristust ainult laupäeval või pühapäeval ja palvekoosoleku ajal? Praise the Lord. Kiitus Jumala, et mitte keegi kätte. Praise the Lord. Okay. Yeah, so everyone here, we are all walking with Christ. Me kõik käime Kristusega. So, and we have this, God has overcome, Jesus has overcome the world. Ja Jeesus on maailma ära võitnud. We stop living according to the carnal flesh. Ja me ei ela enam liha järgi. We stop living under the fleshly values. Me ei ela enam lihalike väärtuste järgi. We begin to live according to the Spirit of God. Me elame Jumala vaimu järgi. Life with Christ is very practical. Elu koos Kristusega väga praktiline. Amen. Amen. Being a Christian is not an idea or theory, just Et elu Kristusega ei ole mingisugune idee lihtsalt või mingisugune teooria kuskil. it is something, it's a relationship. See on suhe. Remember the last time I was talking about the secret place. Eelmine kord ma rääkisin salajasest paigast. It is something that we practice. See on miski, mida me praktiseerime. It is an everyday choice in our life. See on meie igapäevane valik. Every actions we do, Kõik, mida me teeme, we hold accountable in us. kõiges sellega oleme vastutavad siis Jumala Because ees. why? Miks? The Holy Spirit in us. Sest püha vaim on meie sees. Amen. Amen. Where is God? Kus Jumal on? Can somebody answer? Kas keegi vastab? Kus Jumal on? In us. In us. Meie sees. Amen. One day, Raphael came back from school. I was waiting in the car. Ühel päeval tuli Rahval koolist tagasi, ootasin teda autos seal kooli juures. And then he was so, so shocked and
he came to me, he suddenly came and asked me a question. ja ta oli ise nii šokis ja tuli minu juurde, esitas mulle küsimuse. He said, Daddy, Ütles, isi, where is God? kus Jumal on? Is he upstairs? Kas ta on seal üleval või? Then I look up. Vaatasin talle otsa niimoodi. I said, no. Ma ütlesin ei. Then he said, where is God? Ta küsib, kus Jumal on? I said, God is in you. Ma ütlesin, Here. et Jumal on sinu sees. He said, what? Ma ütlesin, mis asja? God is here. Jumal on siin või? How can it be? Kuidas moodi? I said, yes. Ma ütlesin, jaa. God is in you. Jumal on sinu sees. Wherever we go, Kui iganes me läheme, God is with us. Jumal on meiega. That's why we call him Emmanuel. Sellepärast me ütleme, et ta on Immanuel, Jumal meiega. God is with us. Jumal meiega. Wherever we walk, Kus iganes me käime, whether we are going to school, kas läheme kooli whether we are working, või oleme tööl, or we are at home, Või- doing housework, oleme kodutöid tegemas, the Holy Spirit is inside of us. siis püha vaim on ikka meie sees. And we have to make choices every day. Ja meie peame iga päev tegema neid valikuid. Paul goes on to say in Romans chapter 8 verse 14, Ja Paulus räägib edasi salmis 14 siinsamas Roomlastele 8. that those who are led by the Spirit are the sons and daughters of God. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala pojad ja tütred, Jumala lapsed. Now everyone has the Holy Spirit. Igaühel meist on püha vaim. Amen? Amen. Yes? Ja Everyone raise your hands, right? kõik tõstsid käe, eks ole? Amen. Amen. But the Bible say, Aga piibel ütleb, those who led by the Spirit et keda iganes Jumala vaim juhib, are the sons and daughters of God. on Jumala pojad ja tütred. You see, the Holy Spirit doesn't guide us. Unless. He also proves who we are, our identity. Ehk siis püha vaim mitte ainult ei juhi meid, vaid ka tõestab või tõendab meie identiteedi. Your identity is a son and a daughter of God. Ja sinu identiteet on see, et sa oled Jumala poeg või tütar. Our identity is not our performance Meie identiteet ei seisne selles, kui hästi me kuskil hakkama saame or how successful my life is, või kui edukas meie elu on or how our life is, how our everyday life is. või kuidas meie igapäevaelu on. Our identity is based on the Holy Spirit's becoming a child and a daughter of God. Meie identiteet on selles, et meist on saanud Jumala lapsed. We are God's children, Me oleme Jumala lapsed and we have to walk in His Spirit. ja me peame käima Jumala vaimus. It's not something that is unreachable. See ei ole miski kättesaamatu kuskil pool. Being led by the Spirit is a natural thing Olla juhitud vaimust on väga loomulik asi as a believer. uskliku jaoks. From the beginning of creation, Aga juba loomise algusest peale God has always been connected with men. on Jumal alati inimesega kontaktis olnud. And it's a relational, it's a relationship. Ja see on suhe. Sometimes people think hearing from God is so difficult. Vahest inimesed mõtlevad, et Jumala käest midagi kuulda on ikka väga keeruline. This is only for the prophet, it's only for the pastors or spiritual, very highly spiritual people. See on ainult mõeldud pastoritele või prohvetitele, väga-väga vaimulikele inimestele, tead. No, Ei, it's for every child of God. see on igale Jumala lapsele kättesaadav. If you have the Holy Spirit inside of you, Kui sinus on püha vaim, you must listen to the voice of God. siis sa saad kuulda Jumala häält ja peadki You kuulama. don't need to be prophetic to hear the voice of God. Ja selleks ei pea olema mingi prohvet, et kuulda Jumala häält. We are created in that way. Me oleme niimoodi loodud. Amen. Amen. Paul is very clear that a normal believer, every believer is being led by the Spirit. Paulus ütleb siin väga selgelt, et iga usklik on juhitud Jumala vaimust. Iga usklik on Jumala laps. Every choice, every step we make, every decision we make must be influenced by the Spirit of God. Ja kõik meie valikud, meie otsused, kõik meie sammud peavad olema mõjutatud Jumala vaimust. How many of you agree? Kui paljud teist on nõus sellega? Jah, Praise God. kiitus Jumalale. We have to listen and obey God. Me peame kuuletuma Jumala vaimule. We have to be led by Him. Me peame olema Jumalast juhitud. Everybody is breathing, right?
kõik me ju hingame, eks ole, right? on ju? Everybody's breathing. Kõik hingame. We are alive. Me oleme elus. It's a sign that we are alive. See on märk sellest, et me oleme elus. If we are walking in the Holy Spirit, Nüüd, kui me käime pühas vaimus, it has to be natural. siis see peab olema sama loomulik, It's like breathing fresh air. nagu hingamine. Amen. Amen. We don't need to be labeled as prophetic Meid ei pea tembeldama prohvetiteks, to hear God's voice. selleks, et me kuuleksime Jumala häält. Because this is how God designed every believer. Sest nii on Jumal kujundanud iga uskliku. From the beginning of Genesis, Adam and Eve was created. Juba algusest peale, sellest, kui loodi Adam ja Eva. They were created to have relationship. Nad loodi selleks, et neil oleks suhe Jumalaga. John chapter 10 verse 27. Johannese 10:27. Jesus said, my sheep know my voice. Jeesus ütleb, et minu lambad kuulevad ja tunnevad minu häält. A sheep recognizes its shepherd. Lammas tunneb oma karjuse ära. Not because the sheep went to school. Mitte sellepärast, et lammas oleks kuskil koolis käinud It wasn't trained. ega mingit trenni saanud. Because the sheep was familiar Vaid and sellepärast, had personal ongoing connection. et lambale oli tuttav lambakarjuse hääl ja tal on lambakarjusega pidev side, pidev Walking suhe. in the Spirit becomes normal. Vaimus käimine, sellest saab üks normaalne asi. The more we yield to the Holy Spirit, the more we are walking in the Spirit. Mida rohkem me alistume pühale vaimule, seda rohkem me temas käime. And it becomes natural. The supernatural will become natural. Ja see üleloomulikkus saab loomulikuks meie elus. Amen. Amen. Marilyn, you can hear the voice of God. Merilin, sa oled suuteline kuulma Jumala Yeah, häält. Rin, you can hear the voice of God. Riin, sina ka. We all must walk in the Spirit. Me peame kõik käima vaimus. As long we live in this world, Kuniks me elame siin maailmas, we need to understand and to hear the voice of God. me peame mõistma ja kuulma Jumala häält. It's our responsibility. See on meie vastutus. You know, when Israel came out of Egypt, Kui Iisrael tuli Egiptusest välja, Moses was connected with God. siis Moosesel oli side Jumalaga. But the people didn't want to connect with God. Aga vot Iisraeli rahvas ei tahtnud Jumalaga mingit sidet God never saada. rejected them. Jumal ei tõuganud neid ära nagu. God wanted his people to hear Ta tahtis, voice. et Iisraeli rahvas kuuleks tema häält, where God is leading them. sest Jumal tahtis neid juhtida. But what did the people say? Mida rahvas ütles? Moses, you listen to God's voice. Kuule, Mooses, sina mine kuula Jumala häält. We want to stay here. You tell us what to do, we follow you. Meie oleme lihtsalt vaikselt siin, me lihtsalt järgime sind, ütle sina meile, mida teha. That is not God's design and plan. Jumal ei ole niimoodi planeerinud asja. God's design and plan is for every believer to know him, to hear him, to have relationship with him. Jumala plaan on see, et iga usklik tunneb teda, kuuleb teda ja tal on temaga suhe. You know, do you all know a football match? Have you seen a football match? Kas olete vaadanud jalgpallimatši kunagi? Yeah? You see this 12 players on the field. Ja meeskonnas on siis 12 mängijat, ühes meeskonnas 12, teises 12, nii. And in the stadium you have people who are watching, Ja siis staadion on sul täis inimesi, kes kõike seda vaatavad. right? They are called spectators. Et nemad on siis publik, pealtvaatajad. The real game is on the ground. Ja mäng toimub seal väljakul, Who scores the goal, who takes the ball, et kes seal väravasse lööb, on ju, kes parasjagu palli saab. and the people around, they cheer, they get Ja excited. siis see vaatajaskond seal elab kaasa, eks ju, nad on elevil, põnevil, äge. Oh, Estonia got the ball and they are going. Nii, pall on Eesti käes, ja läheb. And, you know, the commentator will make so much of comments. People will be screaming and shouting. Ja siis see kommentaator on seal hullumus, eks ole, pall läheb ja nii edasi. Ja siis rahvas hüüab kaasa ja karjub seal kaasa, on ju. And, you know, the more the crowd starts to shout and scream, the people on the ground, they are so excited, they have more energy. Ja mida rohkem see vaatajaskond seal hullumas on, eks ju, karjuvad kaasa, ergutavad seda erksamaks, siis need mängijad lähevad, neil on rohkem energiat, nii. And then Estonia wins the football match. Ja nüüd teeme nii, et Eesti võidab selle jalgpallimatši. Who gets the trophy? Kes selle trofee või auhinna saab? The spectator? Kas pealtvaatajad või?
No, ei, it is the people who play on the ground. trofee või auhinna saavad mängijad, kes võitsid selle mängu. It is not the people who scream, shout, get excited. Mitte need pealtvaatajad, kes lihtsalt seal olid elevil, põnevil, hüppasid, karjusid, It's the people on the ground. vaid need, kes seal väljakul mängisid ja võitsid. Amen. Amen. The Holy Spirit helps us in our weaknesses. Püha vaim aitab meid meie nõrkustes. Romans chapter 8 verse 26 to 27. Roomlastele 8, salmid 26-27. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. Now he who searches the hearts know what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Sest me ei tea seda, mida paluda nõnda nagu peaks. Ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. Amen. Amen. Sometimes God puts a burden in our heart. Vahest paneb Jumal meie südamesse teatud When you sellise are walking in koorma, the Spirit kui me käime vaimus and you feel a stirring in your heart, ja sa tunned südames õhutust, but you don't know what is it for, aga sa ei tea, mis õhutus, kuhu, miks, and you don't mis know how to pray. eesmärgiga. Ja sa ei oska nagu palvetada niimoodi. And sometimes when I have this feeling, I just go in the Spirit, I start speaking in tongues. Ja vahest, kui mul on selline õhutus või tunne, siis ma hakkan lihtsalt keeltes palvetama. The Holy Spirit knows what to pray, Püha vaim teab, mille eest paluda, even though we don't know, kuigi meie ei tea, even though we are unsure. kuigi me ise ei või olla kindlad The võib-olla. Holy Spirit steps in and pray for us. Siis püha vaim tuleb meile appi ja hakkab meie eest paluma. Whether we are confused or weak, he comes in. Olenemata sellest, kas meie oleme segaduses, nõrgad või mis iganes, tema tuleb ja hakkab paluma. The Holy Spirit, when he starts praying, Nüüd it püha is vaim, very sharp. kui püha vaim hakkab palvetama, siis see on väga konkreetne It moves in accuracy. ja ta liigub täpselt. Sometimes we have challenges. Vahest on meil elus väljakutseid. I face challenges. Mina olen väljakutsetega silmitsi seisnud. And there were times where I don't have answers. Ja oli aegu, kus mul ei ole ka vastuseid kuskilt I poolt don't know võtta. what to pray. Ma ei tea, mille eest paluda, kuidas Because paluda. I pray and I don't understand. Sest ma muudkui palvetan ja palvetan, aga ise aru ei saa. I remember one time I was about 17 years old, Ma olin umbes 17-aastane and I had to pay the school fees. ja ma pidin õppemaksu maksma koolis. And I love God so much. Ma armastasin Jumalat nii väga juba And siis. that day I was supposed to go out somewhere. Ja ma pidin tol päeval kuskile välja minema. So what I did was I said, God, Mis ma ütlesin siis, Jumal, I need to pay 100 over plus for my school exam fees. exam fees. Mul on vaja maksta umbes 100 pluss Singapuri dollarit eksamitasu eest. And it's a very important exam. Väga oluline eksam oli, aga maksma pidi. So I went into the room, I locked myself. Ja siis ma läksin oma salasse kambrisse, panin ukse lukku I started praying. ja hakkasin palvetama. I started praying in the Spirit. Palvetasin vaimus. I never stopped. Whether I understand or I don't understand, I didn't bother. I just prayed in the Ja mind Spirit. ei huvitanud ka, kas ma ise saan aru sellest, mida ma palvetan seal või ei saanud aru, ma lihtsalt palvetasin vaimus. Half an hour passed. Möödus pool tundi, 1 hour passed. möödus tund, 2 hour passed. möödus 2 tundi. I just prayed. Ma lihtsalt palvetasin. And after finishing about 2 hours, Ja kui ma 2 tunni pärast olin kuskil I said, lõpetanud, God, ma ütlesin, Jumal, there was some kind of a freedom just broke out on me. ma tundsin enda sees sellist vabadust, mis nagu tuli esile. I don't have money. Raha mul ei ole, ütlesin Jumalale. I have to pay my school fees Aga- exam. Ma pean selle eksami tasu ära tasuma, eks. And I need the money. Ja mul on seda raha vaja. And now I need to go out. Ja nüüd mul on vaja siit välja minna. And I said, it's not my problem. Ja ma ütlesin, et tead, see ei ole minu probleem. It's your problem. Jumal, see on sinu probleem. Because I am your son Sest et mina olen sinu poeg. and you are my father. Ja sina oled minu isa. So I said, I am going out now. Ja ma ütlesin, Jumal, mina lähen nüüd välja. So it is your problem See on sinu probleem nüüd. to pay my bus fare, everything. Sina tasud minu bussisõidu ja kõik muu. And I went to shower. Ja siis ma läksin duši alla.
just the shower praying in tongues. I just trusted God. ja jätkasin palvet keeltes, lihtsalt usaldasin Jumalat. And I stepped out of the house. I opened the door. ja siis ma avasin koduukse, astusin uksest välja. I saw a stack of money rolled and put on the outside of the door. ja siis ma jätsin pilgu sinna maa poole, vaatasin, oi, raha vedeleb siin, rahapakk vedeleb. I was shocked. ma sain šoki. It was enough to pay my school exam fees. ja kõigest sellest rahast jätkus, et ma sain tasuda siis oma need eksamimaksud. It was more than enough for me to go out even. ja sellest oli rohkem kui küll, ma sain seal väljas ka olla ja teha asju. When we walk in the Spirit, kui me käime vaimus, we actually tap into the supernatural. siis tegelikult me astume sellesse The üleloomulikku. supernatural power of God. üleloomuliku, saame kätte siis üleloomuliku Jumala väe. When you are in a troubled situation, kui sa oled hädaolukorras you just don't know where you are going to. ja sa ise ka ei tea, kuhu sa lähed, You just trust God. sa lihtsalt usaldad Jumalat Walk in the Spirit. ja käid vaimus. You know, I lost my job ma kaotasin töö and I didn't have money to pay bills. ja mul ei olnud raha arveid maksta. And it also was, the job that I lost was not because I did something wrong, it's because of a medical condition. ja tööd ei kaotanud mitte sellepärast, ma ise oleks midagi valesti teinud, vaid seal oli mul terviseprobleemid. Morning I was worshiping God. hommikul ülistasin Jumalat, I was so happy. ma olin nii rõõmus And then I heard the voice of God. ja siis ma kuulsin Jumala häält. He said, son, ütleb, poeg, your destiny is going to change from today. sinu saatus muutub tänasest. Whoa, I got so excited. ja ma läksin nii põnevile, I äge. said, hallelujah. ma ütlesin halleluuja. Something powerful, you know, because the voice was so, it was like so audible inside my spirit. It just connected. ma mõtlesin, midagi väelist hakkab juhtuma, sest et see hääl oli niivõrd kuuldav minu sees, see oli lihtsalt selline side mul Jumalaga. And I went to work. ma läksin tööle And we were having lunch together, my colleague and my director. ja siis hiljem oli mul siis lõunasöök, ma sain lõunat oma direktori ja And then I kolleegidega. felt like vomiting. ja siis ma tundsin, et ma tahaks nagu oksele hakata. I went to the toilet, I ran to the toilet. jooksin vetsu I started to vomit, there was a bit of blood coming out. ja hakkasin oksendama ja oksega koos tuli verd. I came back, I got a shock, I told my boss, I said, ma I sain think I need to go. šoki ja ütlesin ülemusele, et tead, ma pean vist minema. And then my boss said, I will send you to the hospital right now. ja siis ülemus ütles, et tead, ma saadan su haiglasse nüüd. I went to the hospital. siis ma läksin haiglasse They admitted me immediately. ja mind võeti kohe sinna sisse. And to cut the stories ja short, lühidalt I öeldes lost my job ma kaotasin töö selle pärast, because of my medical condition. sest ma ei saanud enam töötada, ma olin haigeks jäänud. And I was so sad. ja ma kurvastasin nii väga. I said, God, ma ütlesin, Jumal, you told me my destiny will change. sa ütlesid, mu saatus muutub või mu elukäik Is muutub. this how my destiny is changed? kas niimoodi siis elukäiku muudetaksegi või? 11 years I worked in this company. töötasin siin firmas 11 aastat. What do you mean by this? mis see nüüd tähendab? I can't even, I got 3 kids. tead, mul on 3 last, eks ole. I need to pay the house. ma peaks nagu arveid I maksma. need to pay the bills. igast kodu eest ja igast muid arveid. Where am I going to find money now? kus ma selle raha nüüd võtan, kuule? I was devastated, ma olin meeleheitel, but I trusted God. aga ma usaldasin Jumalat ikkagi. I didn't understand what was happening. ma ei saanud aru, mis toimub. I just, every day I locked myself in the room. ja siis iga päev ma läksin sinna, sulgesin ennast salajasse kambrisse I just continued praying in the Spirit. ja muudkui palvetasin vaimus. Whether I understand, because the Holy Spirit knew. kas ma sain aru või ei saanud aru, sest püha vaim on sinu sees. And in my heart I said, God, ja südames ma ütlesin ka, issand, whatever it is, mis iganes see ka poleks, whether it's bad or good, olgu see hea või halb, I will still continue to worship you. ma ülistan sind ikka edasi I will not stop worshiping you. ja ma ei lakka sind ülistamast. Even things don't work out good, isegi kui asjad ei lähe hästi, I will still continue to acknowledge you as my God. ma siiski tunnistan ja ütlen, et sina oled minu Jumal. And we didn't have money to pay the bills. Water bill called me. ja meil ei olnud rahaarveid maksta, juba helistati, et kus see veearve tasumine jääb siis. 3 months already, no salary, nothing. ja möödas oli 3 kuud, ei olnud palka ega midagi. We're going to cut your water. ja siis öeldi, et me peame teie veekraanid kinni panema. I became more bitter. kibedus tuli mu südamesse.
I said, God, ma ütlesin, Jumal, I told the water bill, I've been paying so many years, never stop, never what. Now I'm in a situation, I need help. et mul on abi vaja, ma ütlesin sinna veeinimestele ka, et kuulge, ma olen ustavalt maksnud kõik need aastad, nüüd ma ei saa enam, aga mul on abi vaja. They didn't understand, they just said, no, you give me, not, we'll cut it off. Et nemad seal ei pannud tähelegi, nemad ei saa aru sellistest asjadest, et kui sa täna ei maksa, siis me paneme kraanid kinni, And I said, God, I went in the room, I locked myself, I started praying ja siis ma läksin tagasi oma palvekambrisse, ma hakkasin palvetama ja and prayed palvetasin ja palvetasin, until I felt freedom. kuni ma tunnetasin vabadust. And then I had a phone call. Ja siis ma sain telefonikõne. He said, David, Sealt öeldi, A friend of David, mine. üks sõber helistas ja I had a dream. ta ütleb, et David, ma nägin täna und. And in this dream, Ja- I saw somebody told me to give you money. Selles unenäos ma nägin, et keegi käskis mul sulle raha anda. And he sent me 500. Ja siis see sõber saatis mulle 500 Singapuri dollarit. And this next week, somebody else called me. Järgmisel nädalal helistati mulle uuesti, keegi teine helistas. And they said, David, I was praying. Ja see inimene ütles, et David, ma palvetasin. And I saw your face. Ja ma nägin palve ajal sinu nägu. Now this was going on every week. Ja niimoodi toimus iga nädal. I found out that Ja siis ma I actually got more than what my salary is. hiljem vaatasin, et ma kõigest sellest sain kokku palju rohkem, kui ma oleks palka saanud too kuu. Even though I don't know what is happening, Kuigi ma ei teadnud, mis toimub, I continue to trust God. ma usaldasin Jumalat edasi. And God, really my whole destiny changed. Ja tõesti, kogu minu elukäik muutus, saatus siis, elukäik on parem sõna, ma arvan. I started to be a missionary going to different nations. Ja minust sain missionär, ma hakkasin käima erinevates Helping out in the riikides, mission works. aitama missioonitöö käigus. God took me out from my work. Jumal võttis mu sealt töö juurest ära. I started working in the church part-time. Ja siis ma hakkasin tööle koguduses osalise koormusega siis, jah. I was working at administration in the church. Et ma olin siis koguduses tööl administratsioonis. My whole destiny changed. Kogu minu elukäik muutus. But my thinking of change of destiny was different. Aga mina arvasin, et see elukäik muutub kuidagi teistmoodi, mina arvasin, et niimoodi peab olema. God was building my faith. Jumal tegi teistmoodi, Jumal hakkas minu usku ehitama. God was building my spirit. Jumal ehitas minu vaimu, Even I didn't understand. kuigi ma ei saanud sellest ise aru. Praying in the spirit is so important. Palve vaimus on niivõrd oluline. Sometimes we don't know what to pray. We Vahest me ei feel tea, unsure. mille eest palvetada, me ei ole kindlad nagu. That is the time we must trust God and just hand it over to the Holy Spirit. Siis peame õppima usaldama Jumalat ja kõik lihtsalt pühale vaimule üle andma. We all have needs here. Meil kõigil on siin vajadused, We all have challenges here. meil kõigil on väljakutsed, But the only way is the Holy Spirit can help us in our weakness. aga ainult püha vaim saab meid aidata meie nõrkustes. He is our strength. Tema on meie tugevus. Example for a GPS. Do you know what's a GPS? Kas teate, mis asi on GPS-seade? When you drive, the map will show you where to go. Et kui sa oled kuskile minemas, siis sul on GPS-seade, see näitab sulle, kus sa minema pead. Sometimes you drive, you get lost. Eriti kui sa autoga lähed, siis sa vahest saaksid ära, eks ju. And then you use the GPS, and then the GPS will show you Ja siis sa paned the GPS-i map, how to tööle go out of this place, how to ja find the siis see place. GPS näitab sulle, kuidas sealt kohast välja saada, kuidas õigele rajale uuesti pääseda. The GPS corrects our turns, our left, our rights. Et GPS siis korrigeerib meie vigu nii-öelda, ütleb, et pööra nüüd siia õigesse kohta. The GPS makes us to choose correct path, which Yeah. road to take. Ja GPS näitab meile, missugust teed valida, mis on õige tee. Now GPS better. They give you the 3 best roads. Nüüd on GPS veel paremaks läinud, nüüd ta annab sulle 3 parimat valikut. And they will tell you from A to B, these how many kilometers and how much time you'll reach. Ja siis GPS ütleb sulle ka, et punktist A punkti B on nii palju kilomeetreid ja kui sa sõidad sellise kiirusega, siis kulub sul nii palju aega. And you can choose the best route. Ja siis sa valid ise selle parima tee enda jaoks. The Holy Spirit is like the GPS. Püha vaim on ka nagu see parim GPS tähendab. When we don't know what to pray, Kui me ei oska palvetada, ei tea, mille eest paluda, the Holy Spirit steps in, He prays for us. siis püha vaim tuleb kohale, hakkab meie eest paluma And He aligns us according to God's will. ja joondab meid Jumala tahtega. He leads us to God's design and He shapes us into Christ likeness.
ta juhib meid Jumala seatud tee järgi ja ta teeb meid Kristuse näo ja kuju sarnaseks, või aitab saada meil Kristuse näo ja kuju The sarnaseks. Holy Spirit is our personal guide in prayer. Püha vaim on palves meie isiklik juht The Holy Spirit ensures that we are aligned with God. ja tema tagab selle, et me oleme Jumalaga ühel joonel. God has a plan for everyone here. Jumalal on plaan igaühe jaoks siin. Red, God has a plan for you. Reet, Jumalal on plaan sinu jaoks. Yes. Jaa. Everyone here. Igaühe jaoks on Jumala There plaan. is a book written about you, the Bible says. Piibel ütleb, et sinu kohta on kirjutatud taevas raamat. We all have a destiny. Meil kõigil on elukäik. Christian, Kristjan, God has a book about you. Jumalal on raamat sinu kohta. And the Holy Spirit helps us when we come into His presence. The Holy Spirit aligns us to where God's leading, His destiny. Ja kui me tuleme püha vaimu ligiolusse, siis tema aitab meil jõuda selle kohani, kuhu Jumal meid on määranud minema. Romans 8:28. Roomastele 8:28. And we know all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ent meie teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. This is one of the most powerful scriptures in the Bible. See on üks väelisemaid kirjakohti Piiblis. When I don't know where my life is going, Kui ma ei tea, kuhu minu elu on suundumas, I usually take this scripture, I speak to myself. siis ma võtan selle kirjakoha ja kõnelen seda enda üle. We know all things work for good together to those who love God. Me teame, et kõik tuleb heaks neile, kes armastavad Jumalat. Do you love God? Kas sa armastad Jumalat? Do you love God? Kas sa armastad Jumalat? Yes. Jaa. So everything will work good. Siis tuleb kõik heaks sulle. All things will work together for good who loves God. Kõik tuleb heaks neile, kes armastavad We Jumalat. are called to His purpose. Ja me oleme tema kavatsuse kohaselt kutsutud. And this is one of the profound scripture that we can meditate on. See on üks nendest kirjakohtadest, mille üle võiks mõtiskleda. You know, life is like a recipe. Tead, elu on nagu retsept. You know, when you bake a cake, Kui sa küpsetad kooki, you know, I'm learning. Past few days I've been looking how to bake a bread. bread. Jah. Ma olen siin viimastel päevadel vaadanud, kuidas leiba küpsetada. So, and everything has ingredients. Igal sellel roal või asjal, mis sa teed, on omad koostisosad. Alone, like you put the flour, you put the sugar, the salt, the vanilla. Näiteks kasutame jahu, suhkrut, vaniljet, When you put them, soola. you taste them one by one, they taste differently. Võtad need koostisained eraldi, eks ju, hakkad neid maitsma, siis maitsevad nagu nad maitsevad, on ju. But together, when they are put together, Kui need kokku panna, these ingredients becomes different. siis nendest tuleb midagi muud. The same thing, God's plan is the same thing. Jumala plaaniga on samamoodi. Whether it's joy and success, Olgu see seal rõõm ja edu whether it's pain or failure, või siis hoopis valu ja läbikukkumine whether it's disappointments, või pettumused difficult relationships, või hoopis rasked suhted, hard circumstances, keerulised olukorrad. it is all to shape our character. Kõik need on selleks, et kujundada meie iseloomu It is all to strengthen our faith, ja tugevdada meie usku, to demonstrate His grace. et näidata meile Jumala armu. God orchestrates everything. Ja Jumal paneb kõik ilusti kokku, eks ole. The Holy Spirit works behind the scenes, Püha vaim teeb tööd nii-öelda kulisside taga. guiding and align everything. Ta seab kõik paika. You know that song, even though the Waymaker, Even when I don't see it. even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Isegi kui ei, kes, Yes. I don't remember the lyrics. Ühesõnaga, sa tead, et isegi kui sa ei näe, siis mida Jumalat töötamas, siis ta töötab, eks ole. Even we don't see God working. Kuigi me ei näe teda töötamas. Even we don't feel God that He's Ja working. me ei tunne, et ta ei taju, et ta töötab kuskil või teeb midagi. But we believe God is Siis, working in the background. Me usume, et ta töötab siiski meie heaks. Amen. Amen. Whether it's
God is aligning, God is guiding us. Nothing is random. mitte miski ei ole juhuslik, Jumal ikkagi teeb tööd meiega. What seems to be a setback is actually a setup for God. See, mis paistab meile tagasilöögina, on tegelikult see, et Jumal on meid häälestamas. These are experiences and spiritual tools and growth that helps us reflect us in Christ more daily. Ja need on Or siis, fully, sorry. come again. These are spiritual growth that helps us reflect Christ more fully. Ja sellises vaimuliku kasvu keskkonnas saame rohkem mõtiskleda Kristuse olemuse üle ja saada järjest enam Kristuse näo ja kuju sarnaseks. Losing a job can be devastating. Kui sa kaotad töö, siis see on ju kurb. Having a relationship problem can be devastating. Või kui sul on probleemid suhetega, siis see on ka raske. But it can lead you to a better opportunity. Aga kõik see võib sind suunata paremate võimaluste It juurde. teaches you patience. See õpetab sulle kannatlikkust. It deepens our reliance on God. See süvendab meie sõltuvust Jumalast. A difficult relationship can teach us humility, Raske suhe võib meile õpetada alandlikkust can teach us forgiveness, või andeks andmist empathy, või siis empaatiat, and it shapes kaastunnet our character. ja see kujundab meie karakterit. See, the Spirit's role is like a master craftsman. The Holy Spirit's role is like a master craftsman. Püha vaim on meie sees otse kui suur meister või He is the ehitaja. master builder. Tema on see suur ehitaja, suur meister. He orchestrates everything in our life. Ja tema korraldab meie elus kõike. So everything that we go through contributes to our growth. Ja ta teeb seda nii, et see kõik aitaks kaasa meie kasvule. He ensures that trials and blessing all work together for our good. Ja ta kannab hoolt selle eest, et nii katsumused kui ka õnnistused töötaksid üheskoos meie heaks. The Holy Spirit's goal is not only just comfort us, Püha vaimu eesmärk ei ole ainult mitte lohutada meid, but also transforming us vaid into ka Christ's image. muuta meid Kristuse näo ja kuju sarnaseks. Romans chapter 8 verse 31 to 32. Roomlastele 8, salmid 31-32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not make him so freely to give us all things? Mis me siis ütleme selle kohta, kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? If God is for us, no one can overrule him. Kui Jumal on meiega, siis mitte keegi ei saa olla tema vastu. This means Meie no elus. one can oppose us. Ja seega ei saa keegi olla ka meie vastu. People can oppose you. Inimesed võivad sulle vastu astuda. Circumstance can challenge you. Olukorrad võivad sulle väljakutseid esitada. Even the spiritual darkness can challenge you. Isegi vaimne pimedus võib sulle kuskilt nurgana väljakutse But esitada. nothing can work against us. Aga miski ei saa meist võitu. Paul here emphasized that God is on our side. Paulus rõhutab siin, et Jumal on meie poolt. No one has the final say of your life's outcome. Ja kui Jumal on meie poolt, siis mitte kellelgi ei ole seda lõppsõna meie elu kohta. You may have a relationship problem with your husband. Võib-olla on sul suhteprobleemid oma abikaasaga. You may be going through some issues with family. Või on sul mingeid muid pereprobleeme. But God has favor upon you. Aga Jumala soosing on ikka sinu üle. When God is on our side, Kui Jumal on meie poolt, He has the final word. siis lõppsõna on tema käes. God's favor and protection is what truly matters in our life. Ja tõeliselt olulised on meie elus Jumala soosing ja kaitse. Opposition may exist. Definitely. Every day we have opposition. Ega opositsioon selles mõttes kuskile ei kao, iga päev on meil mingisuguseid vastulööke. You can go to work. Sa võid minna tööle So happy, hallelujah, praise the Lord. ja sul on niisugune rõõm südames, halleluuja, kiitus issandale. But when you put your leg at work, Ja kui sa sinna tööle jõuad, all hell breaks loose. siis läheb põrgu lahti. Right? On ju? I've been there. Mina olen seda kogenud. But you trust God Aga sa usaldad Jumalat, because He has the final say. sest tema käes on see viimane sõna. Red is going to school.
Reet näiteks läheb kooli She's praying, worshiping God, so happy. ja ülistab ja palub ja on nii õnnelik. And then when she's in school, suddenly everything turns chaos. Ja ta on seal koolis, siis järsku pöördub kõik kaoseks. Children are not acting like children. Lapsed ei käitu enam nagu lapsed. And she feel like pulling her hair off. Ja ta tunneb, et tahaks nagu juukseid peast katkuda. But in her mind is, Aga tema meeltes on see, God has the final say. Jumal ütleb viimase sõna. Everything have to change. Kõik peab muutuma. I don't submit to this spirit. Mina sellele vaimule ei alistu. They will submit to me because I come under the godly See order. vaim alistub mulle, sest et mina alistun Jumalale. Amen. 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 We are not being influenced by the culture of the kingdom of darkness. Pimeduse kuningriigi kultuur ei saa meid mõjutada. But we are called to influence Meie ise oleme kutsutud mõjutama seda this nation and this city. rahvast ja linna. Amen. Amen. God is the authority. He is the supreme. Jumal on ülim autoriteet His purpose continues to stand firm in our life, ja tema eesmärk jääb meie elus kindlalt regardless püsima, of anything. olenemata millest iganes, on ju. Imagine a courtroom Kujuta ette kohtusaali, where God is the judge kus kohtunikuks on Jumal and the defendant is you. ja süüalune oled sina. You are under his protection. Sa oled Jumala kaitse all sellisel juhul. People may come in the courtroom and make arguments. Inimesed võivad sinna kohtusaali tulla ja hakata vaidlema. They can have their opinion, Nad võivad esitada oma arvamusi. but the verdict is already in your favor Aga see verdikt, kohtuotsus on juba sinu kasuks. because God himself rules the case. Sest et Jumal ise valitseb seda kohtuasja. Amen. Amen. No outside voice can overturn the judgment of God. Ja ükski väline hääl ei saa Jumala kohtuotsust ümber pöörata. God's generosity is supreme. Jumala heldus on ülim. Paul points in verse 32, Paul points the proof of God's love in verse 32. Ja Roomlastele 8:32 viitab Paulus tõendile Jumala armastusest. He did not spare his own son. Öeldes, et Jumal ei säästnud omaenese poega. Jesus' death was the greatest act of giving up for our sake. Jeesuse surm oli suurim and meie heaks. If God gave that extreme Kui Jumal andis selle ülima anni, for his son to save us, sest tema poeg päästis meie elu, eks ju. don't you think we all can trust him? Kas sa ei arva siis, et me võime kõik Jumalat usaldada sellisel juhul? Everything we are going through, Kõiges, millest me läbi läheme. nothing in our life is too small Miski meie elus ei ole liiga väike Jumala or jaoks. insignificant for him to even care about. Või liiga tühine, et ta sellest ei hooliks. We need to meditate on the truth, Ja meie peame selle tõe üle mõtisklema, to reassure our heart et kinnitada oma südant and deepen our trust in God's ja süvendada usaldust Jumala hoolitsuse vastu. Romans chapter 8 verse 34 to 38. Roomlastele 8:34 kuni He who 38. condemns, it is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, persecution, famine or nakedness, peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are counted as sheep for slaughter. Yet in all these things we are more conquerors. We are more than conquerors through him who loves us. For I am persuaded neither death, nor life, nor angels, nor principality, no powers, no things present, no things to come. Can I read until Yes. verse 39? Yes. Okay. Nii, vaatame siis, kust ta alustab. 34. Nii, kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk? Nõnda nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid arvatakse tapalambaiks. Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud, sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu,
ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Amen. What is intercession? Mis asi on eestpalve? Intercession is standing in someone else's shoes and praying for them, for their own struggles, as though their own. Eestpalve tähendab teise inimese olukorda astumist ja palvetamist nõnda, nagu oleksid tema raskused meie endi omad. Now, Nüüd, I give you an example. ma toon sulle näite. Imagine, Kujuta ette. I got arrested Kujuta ette, mind on arreteeritud, kinni peetud and I'm put into the prison ja mind pandi vangi, because of sharing the gospel. sest ma olen jaganud evangeeliumi just sellepärast. Okay. How would the church react? Kuidas nüüd kogudus reageerib? How would my wife react? Kuidas reageerib minu abikaasa? God, release him! Jumal tee ta vabaks umbes. The whole church will be crying out. Ja kogu kogudus hüüab Jumala poole. This was what Peter happened. He was prison, right? Niimoodi juhtus Peetrusega, ta sattus vangi, eks? What did the Bible say in the book of Acts? Mida räägib piibel apostlite The tegudes? church started to pray. Kogudus hakkas palvetama. That is the same thing, intercession. Sama asi, eestpalve. The church starts to pray. Kogudus hakkab eestpalveid tegema. As though there is a pain inside the heart. God, Nagu- please set him free. Ja nemad tundsid seda valu oma südames, nad We need hüüdsid him. Jumala poole, ütlesid, teeda vabaks, We me need vajame Peter. teda, me vajame We Peetrust. need him in this nation. Teda on meil siin rahva hulgas vaja. And the angel of God came. Ja siis tuli Jumala ingel Peetruse juurde. That's the same way the Holy Spirit and Jesus prays. Niimoodi palvetavad ka Püha Vaim ja Jeesus meie eest. The Bible says both Jesus and the Holy Spirit intercedes for us. Piibel ütleb, et nii Jeesus kui ka Püha Vaim teevad meie eest eestpalvet. You know, the Bible says groaning in the spirit. Groan is Piibel out of räägib, pain. There's something that is inside of you just coming out. Piibel räägib sõnatutest ägamistest, eks ole, me palvetame sõnatute ägamistega, see on miski, mis lihtsalt tuleb sinu seest. The Holy Spirit within us Püha Vaim prays what we don't understand. palvetab meie sees, kui me ise ei tea, mida palvetada. The Bible says that Jesus prays for us at the right hand of God. Piibel ütleb, et Jeesus palvetab meie eest Jumala paremal käel. Heaven functions in unity. Taevas toimib täielikus üksmeeles, Whether the Father, Son and the Holy Spirit, they all work together to fulfill God's will. kus and siis Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim tegutsevad üheskoos, et täita Jumala tahet meie work. elus. All things work together for good. Ja kõik tuleb heaks. Intercession is linked to God's promises. Everything in our lives for good. Ja eestpalve ongi seotud Jumala tõotustega, mis pööravad heaks kõik meie elus siis. The Holy Spirit and Jesus orchestrate and guide every event, ensuring we grow and are protected. Püha Vaim ja Jeesus juhatavad meid kõiges, mida me teeme, tagades meie kasvu ja meie kaitse. Why? Miks? Because we are more than conquerors. Sest me oleme rohkem kui võitjad. Romans 8 verse 37. Roomlastele 8:37. Yet in all things we are more than conquerors through him who loved us. Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi või oleme rohkem kui võitjad, kes on meid armastanud. We are not survivors. Me ei ole lihtsalt ellujääjad. I'm just surviving, you know. Tead, ma lihtsalt püüan ellu jääda. I'm walking on a thin line waiting to fall. Ma siin käin mööda seda peenikest joont ja igal sammul võin kukkuda. You are not a survivor. Sa ei ole pelgalt ellujääja. You are a conqueror. Sa oled võitja. You have a conqueror mindset. Sul on võitja mentaliteet. More than conquerors implies victory on every level, even circumstances are difficult. Ja võitja tähendab seda, et me võidame igal tasandil, kuigi need olukorrad võivad rasked olla. Even the doctor gave you a death sentence.
võib-olla on arst öelnud sulle, et sul on jäänud elada ainult mõni kuu. You are more than a conqueror. Sa oled siiski rohkem kui võitja. Even the devil put lies in your ears and said, oh, you are so old already, cannot do anything. Kuigi kurat valetab sulle, sosistab sulle, tead, sa oled juba nii iidselt vana, et sa ei You suuda are more midagi than a teha. conqueror. Sa oled rohkem kui võitja. Nothing can separate us from the love of God. Mitte miski ei saa meid eraldada Jumala armastusest. Romans chapter 38 verse 39. Roomastele 8:39. For I am persuaded that death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus, ei mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. No external force, Ükski väline no jõud, circumstances, ükski olukord, no spiritual power ükski vaimne vägi can break our connection, the love of God. ei suuda katkestada meie suhet Jumala armastusega. God's constant love is unshakable. Jumala armastus on püsiv ja kõikumatu. Your father's, mother's love can be shaken, Sinu ema-isa armastus on kõikuv. but God's love cannot be unshakable. Jumala armastus ei ole kõikuv, see on kõikumatu. Amen. Amen. Nothing can separate us from the love of God. Mitte miski ei saa meid eraldada Jumala armastusest. That is why God became man, so that man could be with God. Sellepärast saigi Jumal inimeseks, et inimene saaks olla Jumalaga. Imagine a child walking on the street, Kujuta ette üht väikest last tänaval kõndimas. full of distraction, full of dangers all around. Ja see tänav on täis ohte selle väikse lapse jaoks, igal pool on autod ja värgid. Cars are passing by, people are crossing on the road, Autod sõidavad mööda, inimesed lähevad mööda, eks ole, lähevad üle tee, nii edasi. and the child is unsure how to walk. Ja laps ei ole päris kindel, et kus nüüd minema peab või kuidas minema peab. Sometimes when I'm driving here in Estonia, the Vast- Tartu, Kui ma siin mööda linna sõidan, I see the children at the zebra crossing. ma näen lapsi seal ülekäigurajal. They want to cross, they don't want to cross, they Nad want to cross, Nagu they don't tahaks want üle to. minna, samas nagu ei julge, samas nagu peaks, aga samas ei julge. I have to stop the car, Siis ma pean auto kinni pidama. say hi, Ma ütlen tere, please go. palun minge nüüd üle ilusti. Yeah. And here we see that when a child is crossing, the father takes his hand so strong and steady because he's giving protection over the child. Nüüd kujutame ette, et see laps on koos isaga. Isa võtab tal käest kinni ja see pakub talle kaitset ja pakub talle turvatunnet. No matter how distracted the child becomes, Ükskõik kui hajevile see laps ka ei lähe omadega, no matter how fast the world moves around him, ükskõik kui kiiresti see maailm tema ümber ka ei pöörle, the father's grip of holding the hand of the child doesn't let go. siis see laps teab, et isa hoiab tema käest kindlalt kinni. Even the child stumbles and fall on the ground. Isegi võib-olla, kui see laps komistab ja tahaks nagu kukkuda The kuskile father peale, is there to bring him up and Siis, keep him straight and guide him safely to the other side. isa tõstab ta üles jälle ja juhatab ta turvalisse kohta. This is exactly how our relationship with God the Father Niimoodi peaks välja nägema meie suhe Jumal isaga, through Christ. Kristuse läbi. God is the Father. Jumal on isa, We are the children. meie oleme lapsed His hands are powerful protection. ja tema käed on võimsa They kaitsega are meie ümber. unshakable. Need on vankumatud. Our life may be chaotic. Võib-olla meie elud tunduvad olevat kaootilised. Our life may have distractions. Meie elus võib olla igasuguseid Our life may have hardships. tähelepanu kõrvale tõmbajaid ja raskusi. Our life may have mistakes. See võib olla täis vigu, see meie elu. But it doesn't make God go a distance away from us. Aga see ei tähenda, et Jumal sellisel juhul eemalduks meist. His love never changes. Tema armastus ei muutu We remain secure in His love. ja me oleme jätkuvalt turvaliselt tema armastuses. We have to hear God spiritually. Me peame Jumalat vaimulikult kuulma. We have to hear God. Me peame teda kuulma. 1 Corinthians chapter 2 teaches that we cannot fully understand God,
His promises through human efforts. Esimene kiri korintlastele 2. peatükk õpetab, et me ei suuda Jumalat ega tema tõotusi täielikult mõista inimliku pingutuse läbi. We cannot understand God through our intellect. Me ei saa Jumalat mõista oma mõistusega We cannot understand God through our 5 senses. ja meie 5 meelt ei ole ka seejuures abiks. We need to walk in the Spirit, church. Sellepärast, et me peame käima vaimus kogudus. Trying to grasp God's truth with our mind and emotion is like listening to radio without tuning it. Sest kui me püüame haarata Jumala tõde ainult mõistuse ja tunnete abil, siis on see otse kui raadio kuulamine ilma seda häälestamata. Now we have those digital, you press immediately, it goes to a radio station. Ja et praegu on meil lihtsam, eks ole, vajutad nuppu, läheb sinna raadiojaama, kus parasjagu vaja. Yeah. Last time when I was young, you have to Aga- tune the radio channel Kunagi ammu pidi keerama nuppu ja Jah. siis ise häälestama, mis raadiojaama sa sealt tahad until kätte you get saada. a see sound seal- will come out. Vahepeal tekitab mingisugust arusaamatut heli, And mingit ja then you will siis, have the right sound. ja siis, kui sa keerad lõpuks õigele jaamale, siis tuleb see õige asi välja. We need to tune our spirit Meie peame häälestama oma vaimu to hear God's voice. selleks, et kuulda Jumala häält. Our spirit acts like a receiver. Meie vaim toimib vastuvõtjana nagu raadio vastuvõtja. When we are tuned to God through prayer, faith, meditation, guidance of the Holy Spirit, Kui me oleme häälestatud Jumalaga läbi palve, läbi We usu, läbi pühavaimu juhtimise, we perceive His voice, siis me saame kuulda tema häält, His wisdom, tahame tunda tema His tarkust, promises. saame näha tema tõotusi. God's voice will start to be very clear. Ja Jumala hääl on sel juhul meie jaoks väga selge. Living in the Spirit Elamine vaimus in every season, igal ajal. not today, Mitte ainult täna, not only tomorrow, mitte ainult homme, it's an everyday life. see on iga päeva asi. We have to walk in the Spirit. Me peame käima vaimus. We need to hear God's prompting. Me peame kuulma seda, kuidas Jumal meid tagant tõukab. Sometimes we don't know the challenges that are coming. Vahest meil ei ole aimugi väljakutsetest, mis on tulemas. But when we pray in the Spirit, we walk in the Spirit, Aga kui sa palvetad vaimus, käid vaimus, we are able to shift Siis, things around us. sa saad asju muuta enda ümber. Even those danger zones, Isegi kui tulevad mingid ohud, God is able to do things. siis Jumal on võimeline asju muutma. We need to respond to God. Me peame aga Jumalale vastama. Today we are taking the Holy Communion. Täna on meil armulaua päev. I just want you all to prepare your hearts Palun valmistame ette oma südamed. as we prepare our hearts for the Holy Communion. Kui me valmistame ette siis oma südamed selleks armulauaks. God is here Jumal on siin and He wants to work inside of us. ja ta tahab teha tööd meie sees. We're going to partake the Holy Communion. Ja me võtame siis osa armulauast. I just want you to pray Palun palveta, and say, God, ütle, issand Jumal, I want to walk in the ma Spirit. tahan käia vaimus. I want to know your voice. Ma tahan tunda sinu häält. I want to walk in the spirit of accuracy. Ma tahan käia täpsuse vaimus. Listen, we don't need to be prophetic people. Me ei pea olema prohvetlikud inimesed. We don't need to be a prophet. Me ei pea olema prohvetid, tähendab. We are His children. Me oleme niikuinii Jumala lapsed. We should learn to listen the voice of God. Me peame õppima kuulama Jumala häält, Because that is how we are created. sest just niimoodi on meid loodud. Hallelujah. Halleluuja.